head konverentsist osavõtjad, tere hommikust teile ja tere tulemast meie Targa Maja 3. konverentsile Targast Majast Tarka linnaruumi. Minu nimi on Urmas Tamm ja olen sihtasutuse nõukogu esimees ja mul on au ka tänase konverentsi esimest osaleda reeglida. Aga kõigepealt, kui me oleme konverentsi päevakorra juurde, on mul mõned teated teile edasi öelda. Kõigepealt siis kohvipausidest. Kohvipausid on siin samas kõlaruumis. Kohvi serveeritakse 5 minutit enne kohvipausi algust. Lõuna on kõrvalmajas. Sinna on siis võimalik minna siit ülevalt galerii kaudu või siis üle tee. Lihtsalt päeva lõpus 18.45 toimub siis ringkäik Rakvere linnas kahe ettevõtte külastamine, Rakvere Smart City Tour. Selle tuurile on võimalik registreerida siis päeva jooksul. Kohtade arv on piiratud, nii et olge head sinna registreerima. Külastades, nagu ma ütlesin, 2 ettevõtet ja kes teab, millised positiivsed üllatused teid seal ootavad. Ma pean ütlema ka kohe kahetsusega seda, et esimeses blokis on välja kuulutatud siis 12.30 Björn Grönholmi ettekanne. Kahjuks vabas ettekandjat eile tõsine terviserike ja lihtsalt see ettekanne jääb ära. Veel on nii palju, et meil on ka siin müügis üks raamat. See on siis tänase teemaga kattuv elekter päikesest ja tuulest. Nii et kõigil on see raamat ka võimalik siis endale välja osta. Ja nüüd siis läheme tänase konverentsi juurde. Mul on hea meel anda kõigepealt sõna Kalle Karronile, sihtasutus Virumaa kompetentsikeskuse direktorile. Tere hommikust ka minu poolt. Me tegime oma esimese konverentsi 2010 ja peaks ütlema, et konverents oli rahvast rohkem kui täna. Ei teagi, mis siit välja lugeda või mitte lugeda. Võib-olla esimesele konverentsile rahvast sellepärast vaatama, et mida need hullud seal Rakveres teevad, et see ei saa ju tõsi olla, et Rakveres hakatakse rajama tarka maja. Teine konverents oli natuke vähem, täna on ka kuskil samalaadselt inimesi. Ma usun siiski, et Rakveresse veel ei harjuta tulema. Aga täna me siin teeme oma igapäevaseid tegevusi keskuses, viime läbi arendusprojekte, projekteerime hoonet ja aastal 2015, kui hoone valmis on, siis ma loodan, et neid huvilisi Rakveresse tulema on oluliselt rohkem kui võib-olla praegu. Nii et meil on tegelikult päris suur vastutus siin Rakveres koha peal Targa Maja asju ajada. Meil on kohapealsed partnerid, ettevõtted, kuid samas meil on palju ettevõtteid Tallinnast ja Rakverest kaugemalt. Me püüame ka neid ettevõtjaid siia Rakveresse tuua ja tõenäoliselt, kui meil see keskus valmis saab, mis praegu siin piltide pealt teil ka paistab, põhiprojekt on meil valmis, siis on ka ettevõtjatel rohkem asja, kas siis kasutada testkeskkondi või siis juba oma mingisuguseid konkreetseid lahendusi välja pakkuda. Nii et sinnamaani teeme tööd. Aga kui me räägime nüüd oma konverentsidest, mida me korra aastas oleme tahtnud teha 2 põhjusel. Üks põhjus on see, et rääkida selle valdkonnaga seotud asjadest Eestis ja maailmas. Mis toimub, millised on uuemad arendused ja teine pool on kindlasti see, et natuke tutvustada seda, mida me ise siin koha peal teeme. Ja tänasel konverentsil on, ma arvan, juba tunduvalt rohkem rääkida sellest, mida me ise oleme teinud. Projekteerimisest tuleb võib-olla natuke vähem juttu, sellest me rääkisime eelmise aasta detsembrikuises konverentsis, millised probleemid meil projekteerimise juures on, lähtuvalt siis PIM-metoodika kasutamisest või sellest, et me oleme võtnud endale ambitsioonika eesmärgi ehitada
avalik hoone, mida võib klassifitseerida ligi nullenergia hoonena. Loodetavasti me need eesmärgid täituvad, me ise õpime ka protsessi käigus, meie partnerid õpetavad meid, meie püüame partnereid nii-öelda omavahel koostöösse panna ja niimoodi see elu läheb. Aga tänane konverents ja ka homne on jaotatud tinglikult siis kahte ossa. Tänane päev keskendub hoonele endale, sellele, mis on hoone küljes, sellele, mis on hoone sees. Tuleb juttu erinevatest lahendustest, erinevatest uuendustest, oleme püüdnud tuua erinevaid ettekandjaid, mõtteid oli rohkem, aga paraku kahte päeva väga palju inimesi ei mahu, nii et ma usun, et see valik on tehtud hea. Ja teine päev on siis keskendub targale linnale, targale linnaruumile. See teema on kogu maailmas selgelt kasvav. Te ju ise igapäevaselt näete, kas siis Eestis või mujal maailmas, linnastumine kasvab pidevalt. Rahvas maal ei ela, tuleb linna, siit võib kohe järeldada, et kogu see rahvavoog, kes linnades on, need tuleb kusagile elama panna, neid tuleb liigutada transpordiga, neile tuleb infrastruktuur ümber teha, kogu see teema, see on lai ja kasvav ja meie, me ei saa ka arvata, et hoone, mis on tark, asub kusagil põllu peal, eks, kuigi ka nii võib olla, aga üldjuhul ikkagi linnades. Nii et homne päev räägib siis sellisest targa linnaruumi trendidest. Ja muidugi me oleme tahtnud siis ka tuua sellist laiemat pilti ja meil on ka mõned välisesinejad, kes räägivad üldiselt siis maailmatrendidest, nii linnaruumi kui hooneautomaatika vallas ja ka Eesti spetsialistid, kes seda laiemat pilti siin siis teie ette toovad. Nii et mina soovin mõnusat olemist Rakveres, konverentsikeskus on mugav, ettekanded muidugi ka salvestatakse ja hiljem on võimalik ka järel vaadata, aga loodetavasti olete te päeval kohal, õhtul on väga oluline osa konverentsist, see on õhtusöök ja see ei ole lihtsalt õhtusöök, vaid elu on näidanud, et seal sõlmitakse ka kokkuleppeid, nii et mõndades riikides sõlmitakse kokkuleppeid saunalaval, meie usume, et meil sõlmitakse kokkuleppeid õhtusöökide juures, nii et ettevõtjate vahel, et meil on üks positiivne näide tuua, kus kaks ettevõtet ühisprojekti algatasid. Nii et pidage õhtuni vastu, ööbige hotellis ja homne päev samamoodi. Nii et huvitavaid ettekandeid ja mõnusat olemist Rakveres. Aitäh, Kalle, ja järgnevalt on sõna Lääne-Viru maavanemal Einar Valbaumil. Austatud linnapea, vallavanemad, head targamaja eestvedajad, daamid ja härrad, kes on tänaseks siia kogunenud. Kõigepealt tuleks tänada neid inimesi, kes panid selle mõtte idanema, et see tark maja peaks Rakvere tulema. See on kogu maakonnale väga tähtis, et ta tuleb, et ta oleks ja ta jääks. Küll enne valimisi taheti tõmmata see tark maja ka poliitilisse võitlusesse, aga hea, et ta väljus sealt ilma suurema kärata. Ja kahju, et ka täna neid inimesi siin saalis ei ole, kes seda maja tahtsid vedada poliitilisse võitlusesse. Need võiksid täna kuulata siin, mis selles majas tehakse, mis seal hakatakse tegema ja kaugel need asjad on. See näitab ikka nii, et kui on käes tegude aeg, siis neid ei ole, aga kuskil kõrval on ikka keegi, kes ütleb, ei, see on vales kohas, see on õiges kohas. Olin ka selle maja esimeste kokkusaamiste juures, siis oli ju väga palju kisa kära selle ümber, et miks, kas peaks hoopis Tallinn olema, peaks Tartu olema, miks on Rakvere. Aga veel kord nendele inimestele suur tänu, kes selle ikkagi suutsid läbi lüüa, siia tuua ja siin edasi minna. Ja loomulikult see maja ei saa sündida ilma ettevõtjateta ja ettevõtjad, kes siin on panustanud, need kindlasti on tulevikus võitnud 1000 kordi rohkem. Ja sellepärast soovingi teile täna siin ilusat tööpäeva, homme ilusaid linnavaateid ja võiks öelda, et kes teeb üksi, see ei jõua kaugele, kui tehakse mitmekesi, jõutakse väga kaugele. Jõudu ja jaksu teile koostööks. Aitäh maavanemale heade sõnade eest ja nüüd Rakvere linnapea Mihkel Juhkami kord. Tere, kõik huvilised siin jälle, paljudega ma olen vist varem ka kohtunud nende konverentside käigus ja kuna
eeskätt Kalle ja Urmasega on seda asja nüüd päris pikalt, tänaseks vist juba aastat 4-5 veetud, et see asi käima läheb, siis eks me mõtleme suht ühtemoodi, et miks ja milleks. Tähendab, miks ja miks just Rakveres, seda Kalle üritas nagu teile seletada ja küllap neid küsimusi oligi vaja väga pikalt vastata, aga õnneks ka paralleelselt liikusime edasi selle praktilise poolega ja ma usun, et see töövorm, millega Tark Maja on nagu ennast avalikkuses hoidnud, see tähendab Targa Maja konverentsid ja muud sellelaadsed tegevused, see kindlasti jääb tulevikus alles, aga me saaksime ka ehk juba paari aasta pärast pakkuda ka mingisuguseid muid ja väga konkreetseid tegevusi, mis siis seal baseeruvad. Ja miks ja kuidas see Rakvere kaudu siiski võimalik on? Rakvere-suguse linna jaoks on kindlasti probleem, et meil on suht raske leida neid valdkondi, kus oleks võimalik tööle saada, tööle rakendada haritud inimesi ja neid motiveerida siin elama ja olema või isegi anda võimaluse nendele, kes siin on. Ega siin midagi keerutada ei ole. Rakvere teater ja eeskätt Rakvere haigla on need, kes seda liiki inimesi siiakanti nagu süsteemselt toovad. Teatud määral kindlasti ka haridussüsteem, kuigi selles osas on need lisandamised olnud suhteliselt vaevalised viimasel ajal. Ja kõiksugused muud valitsemise ja võimuga seotud ametikohad, ma arvan, et siin on valdavalt ratsionaalsed inimesed ja saavad aru, et ei ole erilist mõtet unistada sellest, et Eestis hakkab ikkagi tõesti olema 50 või 150 ametniku keskset omavalitsust. Paratamatult need tsentraliseeruvad ja Rakvere-sugused linnad peavad leidma endale võimalusi natukene teisest valdkonnast. Ma arvan, et ettevõtlus areneb selles suunas, et see konkreetne kontorijoone, kus ta asub, hakkab üha vähem tähtsust omama ja eelkõigegi hakkab ka ettevõtlus oma mitmekülgsuses arenema just võrkude suhete kaudu. Ja sellises vormis miks mitte, et üks töökoht on Madagaskaril, teine Rakveres ja kolmas kuskil Ameerika mandri peal ja kõik saavad rahulikult oma tööd teha. Ja siis vahetevahel aastas kord või 5 kuskil kohas kokku saada ja miks mitte see kohta võiks siis Rakvere olla. Kui sedasi suudaks edasi liikuda, siis oleks tore ja see minu roll nüüd nagu, ma üritan nagu ennast nüüd distantseerida natuke sellest kompetentsikeskuse rajamise ja selle idee põhjendaja rollist ja asetuda rohkem nüüd siis Rakvere linnajuhina sellesse rolli, et näidata praktilisel moel ja otsida neid võimalusi, kuidas siis üks linn võiks sellistes keskustes kasu saada. Ma arvan, et mitte ainult see Tark Maja, vaid Tark linnaruum, need on need ideed, kus peab siis Rakvere linn ja linnavalitsus ise olema aktiivne ja otsima, genereerima iseseisvalt neid töid, kuidas ja mil moel kaasa töötada. Ja see koos olemine ja kaasa mõtlemine ongi nüüd see võimalus, mis see konverents täna annab, et loodame, et päeva lõpuks ja homse päeva lõpuks oleme me seda võimalust maksimaalselt kasutanud. Kasutades siis kõike seda, mida Kalle siin räägib, nii siin toolide peal või pärast söögilaudaga, nii et edukat suhtlemist meie kõigile. Aitäh, linnapea! Ja nüüd siis konverentsi juurde. Täna on siis esimeseks teemaks regionaalse innovatsiooni arengud ja trendid ja esimene ettekandja on Kristjan Lepik Arengufondist.